Vihma sajab. Kohe on vaja takso peale minna, aga meie laps lällab ringi. Me oleme kõik ära koristanud. Jah, me. Maja on sealt korras. Froghouse on siis see koht, kus me olime. Ja asjad on pakitud. Tahtsime täiega artsuklippe täna teha. Aga siis meil mingid filmimised. Oh well. Täna on siis pühapäev. Me liigume edasi siit. Me jõudsime siia täpselt nädal aega tagasi pühapäeval. Ja täna me liigume edasi ühte ägedasse kohta, mille nimeks on Stayre Hut. Ja kuidas me sellest kuulsime on siis see, et selle koha arhitekt on siis ise teinud ka ühe sellise ägeda projekti nagu Container Resort. Ja tema kutsus meid üheks ööks sinna vaatama ja uudistama, kuidas temal seal on. Üks öö sellises kohas, kus on äge puhas vets ja... Let's hope so. Ma loodan jah, ma arvan küll. Et selline äge puhas vets ja kus oleks siis ka soe vesi dušist ja nagu sellised pehmed puhtad linad ja pehme puhas madrats. Siis need on nagu praegu meil siuke asi, mida me ühe öö vajaksime. Ühesõnaga, kutsume Grab'i ja hakkame minema. Nii Aleksander ütled tšau Konnamaja. Tšau Konnamaja. Tšau Froghouse. Tšau Froghouse. Tubli. Valmis või? Vist küll jah. No nii, kutsume. Veepudel. On kus? Küllap. Sa kutsusid takso Aleksander nimed või? Ei, ma kutsun kassis ja ma tahan kassile ka ütleda. On õige koht jah? Kindel? Siin või? Bye! Magasid või? Oi, kui palav sul on. Vett soovid või? Ei või? No vaatame, mis siin sees on. Mingi vaadake. Näed, siin on kiige peal saad olla. Oi, kui äge siin on. Hi! Oh my god, are you serious? On või? Lõpuks võeti ilus nina või? Ei tohi maha panna. Ei tohi, tubli poiss oled. Ossa. Aga valmis juba ei ole. Tehti. Aleksander, tule ma näitan sulle parimat osa. Sooja veega dušš. On või? Näed, mis seal on või? Jaa, Mis seal on? bassein. Lõpuks või? Tule vaata, Aleksander, mis seal on? Issand, kui äge siin on. Lähme käime vaatame, kui soe vesi basseinis on. Voodis ja siis teeme ruttu lihtsalt ära emme. Mille? Pesemise. Emme. Tegelikult enne me oleme pese, tegelikult ennem sööme. Kas me räägime sellest kohast ka, miks me oleme sinna? Sa natuke peatusid sel teemal. Aga ma vist ei kasta väga seda. Emme, miks me oleme siin ainult See on ühe väga päeva? Mõlemad on lihtsalt 10 minutit olnud siin, mõlemad on mingi äkki me oleks siin natuke kauem kui ühe päeva. I'm sorry, et me ei saa bassein minna, kui hommik on. Saad? Sa võid kohe siis hüppata, kui tahad. Kohe hommikul, kohe Ei, kohe praegu. Võib siis hüppata, kui Millel iganes sa tahad, kohe võid siis hüppata. Aga siis me ei jõua, me peame ära minema siis. Kohe hommikul ei lähe. Enne me sööme ära ja lähme siis või? Just. Ei, aga isi peab ka tulema ju. Jaa. Sina ei tule või? Tulen. Tšau sõbrad!
me oleme siis nüüd jõudnud Kuala Lumpuris enda 3. elukohta, kus me olime küll täna ainult 1 öö, aga selline äge väike projekt, mille siis üks Malaisia arhitekt pani ise oma nõu ja jõuga püsti siin ja on tegemist siis merekonteineritest ehitatud hotelliga ja väga-väga äge, seda enam, et me oleme siin ainukesed ja praegu on vaid meie päralt, nii et lähme vaatame, kui äge siin on. Juba sissepääs on siuke hoopis teistmoodi, väga äge. Ja kuna meie oleme hästi suured Telliskivi loomelinnaku sõbrad, siis nagu halloo, nii äge. Siin on siis toad, kõik need puidustuksed on toad, neid on kokku 8. Seal on mõnus selline chill out area, siin on chill out area, väga äge. Ja no kõik see ägedam chill out area on kindlasti see siin. Üldse ei ole mõnus. Üldse ei ole mõnus, on ju? Aitteeti anneta. Ja mä vaatan. Vaatame. Kun mä võitus selle. Nii, joone taga, jah? Katson. Jee, Aleksander võitis! Tähelepanu, valmis läks! Aleksander võitis. Kui söögitymä. Ära pudista ära ymmänet. Aitäh McDonald's, et sponsoreerid või? Arvan, et võis olla. Sest Malaisia köök on nii maitsev, on ju? Me ei ole Malaisia kööki saanud, me sööme lihtsalt kiirnuudleid. Me õnneks täna lähme kohta, kus me hakkame saama normaalselt süüa. Njam. Ja 24 tundi pärast pakkimist me jälle pakime. See ongi backpackeri elu. Oh lord. Veidis vä? Joe väga tuba. Joe väga hotelli. Joe. Nii. Oota. Ta on siin juba.
ühesõnaga, kus me lähme? Tööle. Lähme tööle. Kell on väga vara hommikul. Kell on 8. Aleksander pole veel nii vara ärganud pärast seda, kui ta lasteaiast ära tuli. Aga nüüd me lähme vaatame, mis saab. Kas tahaksid juba tööle minna? Tšau sõbrad, aga nägemist! Tšau sõbrad ja tere neljapäeva hommikut. Meil läks teisipäeva hommikul lennuk Filipiinidele, aga nagu näha, siis meie oleme endiselt veel palil. Kui sa soovid teada, miks meid selle lennuki peal ei olnud, kus Aleksander ikkagi täitsa pekkis. Ühesõnaga, kui sa soovid teada, miks Aleksander Malaisias tööl on ja mis kõige olulisem, mida me ikkagi siia Kagu-Aasiasse nüüd tegema tulime, siis vaata descriptionis olevale lingile, sealt sa leiad meie uue Patreoni. No ikka üldse ei saa tööd teha ja seal juba näeme.